Olen Astrid ja töövahenduskonsultant Töötukassas. Olen peagi töövahenduskonsultantina töötanud aasta ja täna räägin siis töövahenduskonsultanti tööst. Olin teise valdkonna inimene, kui otsustasin Töötukassasse kandideerida. Töö tundus huvitav ja ettevõtte väärtused siis vastasid minu ootustele. Ja sisenemisel oli meeldivaks üllatuseks, et uutele töötajatele antakse sisseelamiseks 8 nädalat aega ja oma mentor kõrvale. Töövahenduskonsultandi tööks on siis klientide nõustamine ja kindlasti nende toetamine ja erinevate teenuste tutvustamine. Kliendid käivad pöördumisel koha peal, kuid me peame vastama ka e-kirjadele ja ka telefonikõnedele, kui tuleb mingi kiireloomuline küsimus kliendi poolt. Nende inimeste puhul, kes ise interneti ei kasuta, me vahendame ka tööpakkumisi. Prindime neile kaasa need, pakume erinevaid teenuseid Töötukassa poolt, et meil on võimalik psühholoogilist nõustamist pakkuda, võlanõustamist, erinevaid koolitusi, erinevaid töötubasi, karjäärinõustamist pakkuda. Ja kliendid kindlasti küsida, kuidas tal kandideerimistega on, kuidas CV-d me vaatame koos kliendiga üle, äkki saab seal midagi muuta või kui klient on öelnud, et ta kandideerib, aga ta ei saa kunagi oma töö nendele kandideerimistele vastuseid, siis me vaatamegi üle, et mis see puudus siis võiks olla ja siis vastavalt sellele siis suuname kas töötuppa kuhugile, kus on arutelud ja toetatakse, või siis saame ise CV-s midagi väikest ära muuta, et mis siis juba viiks edasi töövestluseni. Töövahenduskonsultandi töö on huvitav juba sellepärast, et iga päev on erinevad inimesed, erinevad olukorrad, ükski päev ei sarnane eelnevale. Kindlasti saab töövahenduskonsultandina töötada inimene, kes on eelarvamuste vaba ja avatud ja hea inimeste tundja ning hea suhtleja. Oluline ei ole võib-olla see, mis sa oled eelnevalt teinud, et Töötukassasse kindlasti ei valita sinu eelneva töökogemuse põhjal, vaid pigem sinu isikuomaduste poolest ja et sa sobiksid, et sa oleksid nii-öelda inimeste inimene. Töötukassas töötades mulle meeldib organisatsiooni puhul ka, et on arenemisvõimalused. Mina ise olen juba tänaseks päevaks uute töötajate juhendaja. Eriti annab indu, kui kellelgi kliendil on läinud hästi ja ta on leidnud oma unistuste töö. Et ma olen saanud teda toetada. Tore on saada oma e-posti kiri, kus on siis kliendi tänusõnad abi ja toetuse eest. Minu enda üheks edulooks on võib-olla klient, kes oli üle 50 aasta vana naisterahvas ja tuli koondamise tõttu töötuna arvele, kuid ütles, et ta enam eelnevat tööd kindlasti teha ei taha. Tuli õmblustööstuses olnud üle 20 aasta ja oli nagu nõutu, et kuidas edasi jätkata. Vestluse käigus selgus, et tema suureks hobiks ja kireks on küpsetamine ja kui ma küsisin talt, et kas ta sooviks näiteks ka kondiitrina tööd teha, siis see mõte talle täiesti meeldis. Aga kuna ta tahtis suhteliselt kiiresti ka tööturule naasta, et ei olnud võimalik, et ta kuskile kutsekooli aastaks õppima läheb, siis me kaardistasime võimalused, tutvustasin talle tööpraktikat ja innustasin teda pöörduma otse
tööandjate poole, kes talle meeldivad. Ja 2,5 kuud hiljem töötab naisterahvas kondiitrina oma unistuste töökohal. Otsime Töötukassasse tihti töövahenduskonsultante, kuid üheks põhjuseks on kindlasti inimeste liikumine ettevõtte siseselt ehk teistele ametikohtadele. Kandideerida võib julgelt igasuguse valdkonna inimene, aga eelduseks on kindlasti kõrgharidus ja vene keele oskus. Kindlasti töövahenduskonsultandil peab olema kuulamisoskus ja suhtlemisoskus, empaatiavõime ja ausus. Kandideeri julgelt töövahenduskonsultandi tööle, kui tunned, et tahad midagi muuta ja aidata inimesi nende unistuste tööle. Töötukassas on toetav meeskond kindlasti ja pidevalt enese täiendamise võimalus. Töövahenduskonsultandina saab töötada üle Eesti ja meie konkurssidega saab tutvuda Töötukassa leheküljel vabad ametikohad. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.